Head kaaslased, päev on pikk olnud, päev on pidulik olnud, jätkame siis samas pidulikus õhkkonnas viimast paneeli ja see on seotud õpetajaharidusega. Nii, ma annan sõna Maria Ersile, kes juhatab seda paneeli. Nii, tänan kõiki, kes on vapralt pika päeva vastu pidanud ja alustame siis meie viimase paneeliga, mis ongi pühendatud õpetajate kriisikogemustele, aga sellise lootusrikka tulevikuperspektiiviga, et mida me siis sellest kõigest kaasa võtame ja õppisime ja kuhu see meid tulevikus viib. Ma tahaksin kõigepealt tutvustada meie paneeli osalisi ja teeme seekord niimoodi, et igaüks tutvustab ennast ise. Et palun, kõigepealt Raili Vilt. Tere, mina olen siis Raili Vilt, tulen Tartu Ülikooli teaduskoolist ja esindan ka Eesti Matemaatika Seltsi ja töötamiskogemust on 25+ aastat ja valdavalt siis kõik olengi töötanud niinimetatud mitteformaalhariduses, mis toetab formaalharidust. Kõik. Nii. Madis Somelar. Tere, olen Madis Somelar, Tallinna Reaalkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, õppejuhataja, klassijuhataja. 2013 kuni 2020 olin Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esimees ja koolis täitub peagi 20 tööaastat. Kaua aastaid töötasin Pärnus, sealhulgas ka siis väikeklasside õpetajana ja täna siis Tallinna Reaalkoolis kohe lõpetab 12. klass. Liis. Ja Liis Reier. Ja, tere, mina olen Liis Reier. Ma olen koolis töötanud 22 aastat tänaseks. Praegu hetkel olen Tallinna Prantsuse Lütseumi sotsiaalainete õpetaja ja kaasava hariduse koordinaator, see tähendab ametlikus keeles HEV-koordinaatorit ehk HEVKOT. Ja minu varasem töökogemus on üks Mustamäe kool, siis Võsu kooli direktor ja Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse arendusnõunik, mis tähendab seda, et mul on väga erinevate koolide kogemused, kaasa arvatud erivajadustega laste õpetamine. Ja hingelt olen ma ikkagi õpetaja. Aitäh. Ja Zoomis liitub meiega Katri Raik. Palun, Katri. Tere, ma loodan, et ma olen kuulda. Jaa, kuuleme hästi. Ma olen hästi kõmmis, et mina olen ka hingelt õpetaja, tervitused Tartus. Olen praegu Narva linnapea ja olen pikka aega olnud seotud õpetajakoolitusega Tartu Ülikoolis ja selle Narva kolledžis. Aitäh. Siis sissejuhatuseks ma tahaksingi teile meelde tuletada natukene aastat 2019, kui Eesti Haridusfoorumi inimesi paluti Eesti uue haridusstrateegia siis heaolu ja sidususe töörühma. Ja me käisime välja igasuguseid huvitavaid ideid, mis võib-olla tookord tundusid natuke utoopilised isegi. Kogu see jutt individuaalsetest õpiradadest. Me muidugi mõtlesime, et tulevikus see digikomponent kindlasti suureneb hariduses. Me fantaseerisime isegi tehisintellekti võimalustest, et milline saab olema selline suhe õpetaja ja tehisintellekti vahel tulevikus ja avatud haridusruum, see idee nendest barjääride kadumisest erinevate haridusinstitutsioonide tasemete vahel, mis, nagu me täna kuulsime, ei ole sugugi ju mingi viimase aja idee, vaid on juba üsna ammu haridusfoorumis võrsunud. Aga et see kriis, mis meid eelmistel aastatel, nüüd on juba 2 aastat tabas, koroonakriis, võib-olla pani mõned nendest ideedest rutem realiseeruma, kui me ise oleksime arvanud. Ja minu esimene küsimus kõikidele panelistidele olekski siis selline, et kuidas teie tajusite, mil määral nagu see hariduse individualiseerimine, just individualiseeritud õpiradade mõistes siis realiseerus viimase kriisi ajal ja mil määral siis pidid õpetajad selle poolest oma tööd ümber kujundama? Kellest me alustame? Ma alustan järjest. Liis. Mina sain esimesena sõna, aitäh.
Ma alustaksin hoopis võib-olla selle natukene üldisemalt, et minu meelest hariduses saavadki olla ainult individuaalsed õpiteed. Et ei ole võimalik ette kujutada mingisugust kollektiivset õpiteed ja need on kogu aeg olemas olnud. Need on olnud olemas enne distantsõpet, need on olemas distantsõppe ajal ja pärast distantsõpet. Lihtsalt küsimus on selles, et kui palju ühiskond või riik seda fokusseerib ja seda toetab. Et tegelikult ei ole võimalik õppida üldse kollektiivselt, et igaüks õpib igal juhul individuaalselt, alates perekonnast, lasteaeda, kooli, ülikooli, ellu, kõik õpiteed on nii individuaalsed. Ja nüüd kogemus distantsõppe ajast, ma pigem tõmbaks seda teemat võib-olla, no ma ei tea, see ei pruugi kõikidele meeldida, sinna kanti, et minu ja minu kolleegide kogemus on see, et distantsõpe suurendas tohutult lõhet õpilaste vahel. Et väga selgelt ilmnes see, et osa õpilastest on suutelised ennast juhtima väga hästi ja nende edasiliikumine ületas igasugused kooli õppekavad. Ja teine osa õpilastest ei ole ennast üldse suutelised juhtima ilma sellise õpetaja isikliku puuteta ja kohaloluta. Ja me näeme lihtsalt seda vajadust, et nüüd praegusel hetkel täna olid meie koolis näiteks lõpuaktused ja tuleb tunnistada, et neid, keda tuleb edasi toetada suvekuudel, on senisest rohkem. Nii et minu kogemus ja minu kooli kogemus ja minu kolleegide kogemus on see, et lõhe suurenes. Nii. Kuidas teised sekundeeriksid sellele arvamusele? Kas kinnitate seda? Võtan siit Liisi kõrvalt siis edasi. Et kui Liis ütles seda, et õpe on väga personaliseeritud nagunii, siis mina pigem arvan, et kui me tahame pakkuda õpilastele erinevaid õpiradasid, siis ei ole nagu majanduslikult mõistlik pakkuda neid erinevaid õpiradasid kõikides koolides, vaid et need erinevad õpirahad oleksid komplekteeritud mingisugusesse kooli. Et kui ma tahan näiteks õppida sügavamalt rootsi keelt, siis ma teengi seda Noa-Rootsi gümnaasiumis või Gustav Adolfis või soome keelt Pärnu Kuninga tänava põhikoolis. Et see oleks majanduslikult nagu mõistlikum. Õpilaste hakkama saamise juures mina tajusin seda, et oli 3 punkti, niisugused väga jõulist punkti, millest õpilaste hakkama saamine lähtus. Esiteks õpilaste kompetents või pädevus erinevates õpistrateegiates. See tähendab seda, et kuidas ta oli harjunud õppematerjali või teadmiseid, oskuseid nagu omandama. Teine koht oli väga tugevalt peres. See tähendab seda, et mis on nagu pere roll ja väärtus ja nägemus lapse haridusest. Kas nad pidasid seda oluliseks ja kas nad olid selle protsessiga kaasas. Ja siis viimane on selline vaimne suutlikkus. Ja kõige keerulisemalt läks nendel õpilastel, kellel strateegiad olid kujunenud tagasihoidlikult, kelle pere ei huvitunud niivõrd, kuidas seal koolis läheb ja mis on siis see vaimne suutlikkus. Ja vastupidi siis nendele, kellel kõik see 3 komponenti väga hästi olid läinud, siis seal oli seis parem, kui me räägime õpilasest. Aga siin on hästi oluline roll ka õpetajal juures, et kas õpetaja oli professionaal ja kas õpetaja, kuidas ma ütlen, et kas ta oli kutsumusega selles mõttes, et ta võttis sellest tervisekriisis vastutuse, et ta oli oma õpilastega kaasas ja kas tal oli ka pädevus olla kaasas. Ma arvan, et kui ma enda koha pealt vaatan, et see individuaalne õpirada humanitaarainetes oli minu eelis enne seda distantsi juba see, et ma olin suutnud õppealajuhataja töö kõrvalt väga palju viia läbi individuaalseid suuliseid vestluseid, mis sisuliselt tähendas seda, et kui distants algas, siis teekond, ütleme see vestluse vahend oli mingi digitaalne, aga
aga see nagu jätkus, mis tähendas seda, et ma sain anda talle personaliseeritud tagasisidet nagu nii jätkuvalt. Mis oli keerulisem, oli see, et koos õppides andekas õpilane soovib alati endale vestluspartnerit kaaslaste näol. Et see oli nagu selliseks esialgu väljakutse kohaks. Ja kuna paljud aineolümpiaadid jäid ka ära, siis ütleme sellised eriväärtustega õppijad, kellel on nagu andekuse pool, siis nemad võib-olla otsisid sellist oma teed. Ja mida ma sealt kaasa võtsin, oli see, et õpistrateegiatega, ütleme selliste õpioskustega tuleb teha oluliselt rohkem tööd ja teemapäevad on vist midagi sellist, mis jäävad nüüd pikaks ajaks Eesti kooli. Et kui me räägime nagu inimeste valmisolekust, Katri ka, tervitused Narva, Katri oli ka valmis distantsõppe ajal teemapäeval esinema, kõnelema Narva kultuurist, et ütleme niimoodi, et Eesti kool rikastus väga palju erinevate valdkondade professionaalide nagu käega katsutavusest, et me saime nad virtuaalselt enda koolikeskkonda ja võib-olla ka selline piiride ülemine õpe, et me läksime distantsile märtsis, siis aprillis juba Taani ajalõpetaja tegi reaalkooli õpilastele tunde, sellepärast et 9. aprillil 1940 teine maailmasõda jõudis Taani ja see oli väga sobilik 20. aastal rääkida seda, et kuidas see sinna läks. Aitäh! Aitäh! Toomast välja ka selliseid rikastavaid kogemusi, mis võib-olla distantsõppe pakkus ja milliseid võimalusi võib-olla varem nii palju ei kasutatud. Aga kui juba käis läbi see märksõna andekad õppijad, siis meil on siin üks andekate õppijate spetsialist, Raili Vilt, ja kuidas siis nagu andekate õpilaste perspektiivist toimetati selle distantsõppe perioodil? Kui teaduskool on juba 55 aastat pakkunud kaugõppekursusi, siis peaks olema seda kogemust väga palju, mis tähendab distantsilt õpetamine ja kõik see. Ja eelmine aasta pidime tõdema, et me ei oska mitte midagi. Ja ma olen enda jaoks ümber nimetanud selle, ma sain aru, et kõik see, mida ma olen teinud, varem me ütlesime, et ülikool pakub kaugõppekursusi, siis nüüd ma julgen öelda, et see on lihtsalt ette antud materjali põhjal iseseisva õppe tagasisidestamine. Et see ei olnudki nagu õpetamine üldse ega suunamine. Et see oli minu enda jaoks suur avastus, et mida ma kõike ei osanud nende lastega teha. Ja kõik need uued materjalid, mis on tulnud selles virvarris, siis just see tagasisidestamise pool on paljudel uutel asjadel nagu poolikuks jäänud, aga nii nagu Madis ütles, see andekas õpilane ootab eelkõige vestluspartnerit ja täpselt konkreetset tagasisidet. Ja see ongi üks paljudest asjadest, mis teda eristab tavalisest õpilasest. Ta ootab ja loodab, et see, kellega ta räägib, on temast natuke targem ja juhendab teda. Või vähemalt oskab talle esitada suunavaid küsimusi. Aga muidu nad on täiesti tavalised ju ikka 1/3 saab ise hakkama, 1/3 ei saa hakkama ja nii edasi. Ja õppimise seisukohalt andis see ikkagi tunda, et kuigi ma olen juba 25 aastat kaugõppekursuse juhetanud, siis andis tunda see, et neil oli see side oma õpetajaga jäi puudu. Mis toimub mööda minnes tunni lõpus, et kas sul on tehtud, kas sul on mõni väike küsimus? Või õpilane läks ja küsis oma õpetaja käest. Et seda oli tunda isegi nende e-tööde puhul, et midagi on nagu puudu. Aga mis tuli kaasa? Kaasa tuli see, et neil ei olnud standardseid lahendusi, kuna ma õpetan matemaatikat, siis vahest on juba õpetajate poolt nagu see, et sa tuled selle ülesandega, ma tean, kuidas seda lahendada ja suunatakse ära. Siis ülesanne, mida on 25 aastat lapsed lahendanud, ma pole nii loovaid lahendusi saanud. Et hoopis teisest valdkonnast mõeldud, mis tähendab, et see avardas nende loovust, mis on väga hea. Mina sain terve õhtu mõelda, kas see töötab või see ei tööta. Ja kindlasti võitsid need lapsed, kes julgesid küsida tagasisidet rohkem. Et need lapsed, kes kirjutasid, et kuidas mul läheb ja julgesid suhelda, siis nemad võitsid meeletult ja nemad õppisidki efektiivselt. Ja enne oli näide sellest ujumisest, et kui enamus õpetajaid tegelikult tegeles koolis sellega, et keegi ära jupuks, et kõik jõuaks kuidagi kaldale, siis võt need tublid lapsed ootasid just seda, et keegi hindaks nende stiili puhtust. Kas ta peaks jalgade tööd paremini tegema, kas ta peaks kiiremini tegema või vahepeal natuke puhkama üldse. Et see jäi neil küll puudu. Aitäh!
Aga see oli jah huvitav, mis te ütlesite, et see tegelikult nende loovust võib-olla arendas, kui nad pidid ise rohkem pingutama ja mõtlema. Jah, aga andekate puhul kindlasti on võib-olla üllatav mõnes mõttes kuulda, et ka nende hulgas on neid, kes tegelikult nagu enesejuhtimisega nii hästi hakkama ei saa. Oleks võinud arvata, et andekad oskavad kuidagi loomulikult ennast juhtida. Et mida sellest nagu siis õppida oleks või nagu need, kes andekaid õpetavad, mida selle koha pealt ette võtta? Ega andekus ei pruugi olla ju siis üleüldine, et andekus on valdkonna või ainespetsiifiline, et see ei pruugi ju haarata enesejuhtivust. Mõni on lihtsalt selles, ongi andekas, et oskab hästi ennast juhtida ja siis tulevad kõik teised asjad ka välja, eks ju. Et see ei pruugi olla nii üldine. Andekus on minu meelest üldse väga halb sõna, et me ei peaks sellest üldse rääkima eriti. Et see on nagu halb kriteerium. Seda siiski erivajadusena Eesti Vabariigi tingimustes, andekus kui erivajadus, vajavad eritähelepanu. Aga ma arvan, et kõikidel inimestel on mingisugused sellised valdkonnad, mida nad võiksid arendada rohkem ja mida meie võiksime tähele panna rohkem ja et igas ühes on see, mis teda elus kannab olemas ikkagi. Ja võt see on see asi, mida me peame, et see on võib-olla see andekus on selle inimese tugevaim külg, eks ju, et me ei pea seda võtma, et ta on nüüd üleüldiselt kuskil maailmatasemel kõige tippandekas, et ma ei tea, mina ei tahaks rääkida andekusest. Okei, aga üks teine oluline sõna, mis tuli Raili jutust välja, oli minu jaoks oskus küsimusi küsida või oskus tagasisidet küsida ja nõuda. Kas see võiks olla ka üks üldpädevustest, mida peaksime arutama või nagu arendama? Küsimuste oskus ongi ju õpioskuste hulgas sõnastatud, et see on ju algklasside tasemel sõnastatud õpioskus. Sellega me peame niikuinii tegelema. Aga seal on vist ilmselt mitte ainult see kognitiivne võimekus selle taga, vaid ka mõnede loomupärane tagasihoidlikkus või midagi, mis seda takistab. Tavalised suhtlemisoskused. Et kas sa julged kirjutada a la ülikooli õppejõule ja küsida midagi? Või sa mõtled, et ma ei küsi ja ma ei sega teda? Aga ma pöörduks nüüd Katri poole. Kuidas paistis see olukord siis nagu Narva poolt vaadates ja ütleme Ida-Virumaa kontekstis ja kas koolid said selle olukorraga nagu sama hästi hakkama või on seal mingeid erisusi välja tuua? Ja kõigepealt mul on ju kriisi ajal kahte sorti kogemust, kõigepealt Riigikogu kultuurikomisjoni liikmena ja hiljem juba siin Narvas. Ausalt öeldes tänaseks valmistudes küsisin nõu oma kolleegide, koolijuhtide käest ja Narva haridusametnike käest. Ja tõepoolest ka toona Tallinnast vaadates meie venekeelsed koolid üldiselt olid esialgu päris hädas. Tegelikult oodati, et kuskil oleks täpselt kirjas, eks ju, et milline näeb välja videotund, kui palju peab rääkima õpetaja, kas õpilased peavad olema kogu aeg kaamerast näha. Mitu videotundi nädalas peab olema, millist keskkonda peab kasutama. Et siin Narva koolides, nii kinnitavad kolleegid, oli nii kaua segadus, kui tekkisid sellised täpsemad käsulauad Haridus-Teadusministeeriumist ja siis läksid inimesed ka loomingulisemaks ja julgesid rohkem toimetada. Mis on koolide tagasisidest huvitav, mida tegelikult mõnevõrra juba ka Madis ütles, et Narva koolid avanesid selle 2-aastase suhteliselt segase perioodi jooksul. Rohkem kasutati väliseid võimalusi, kutsuti külalisesinejaid, näiteks tuletatakse meelde, et juba esimesel sulgemise nädala sai rääkida vabariigi presidendiga ja see on tänaseni paljudel meeles. Ja kummalisel viisil algas peale ka suurem rahvusvahelistumise protsess. Ilmselt kutsuti koole rohkem kaasa, mindi rohkem kaasa, mina siin hiljuti õnnitlesin Narvast pärit väikeseid maailmameistrid peast arvutamises. Väga lahe, on vaja tunnustust õpetajatele, õpilastele, lastevanematele. Nii et mina nägin selles suures segaduses palju positiivset. Meie pidime olime selles olukorras, kus me pidime koole rohkem kinni hoidma kui paljudes teises piirkondades, kuna meie COVID-i näitajad
on tänaseni 3 korda kõrgemad kui Eestis, nii et ma suure südamevaluga kohaliku omavalitsuse juhina piirasin koolide õpilaste arvu seal 70%-le, 75%-le, mängisime nende protsentidega, leppisime kokku koolijuhtidega, et panna koroonale piir. Mis on tore tagasisidega õpetajatelt, et tegelikult see sama erivajaduse, antekuse või mõne muu erivajaduse küsimus ikkagi lahendati sellel teemal, et koolidirektorid said suurepäraselt aru, et kool ei ole lukus. Et tehti individuaaltunde, saati õpilastega kokku, et koos elati see segane asi üle. Päris lõpus tundus, et kõige rohkem on väsinud lapsevanemad ja kohalikud poliitikud, kes tikkusid siis kooliellu jõuliselt sekkuma valimiste eelsel ajal. Aga üldiselt võimalik, et see aeg tõi venekeelset kooli Eestis eestikeelsele koolile isegi lähemale. No nii, üllatav positiivne tulemus siis. Aga kuidas te hindaksite, kas algselt olid vene kooli, kas see võimekus, ütleme, üldse digivahendeid õppetöösse integreerida, kasutada, võib-olla ka see tehniline baas, et kuidas see oli nagu vene koolides võrreldes Eesti koolidega? No eks ta esialgu, eks ju, oli, küsiti seminare, esialgu ka, eks ju, pakuti seminare rohkem eesti keeles ja võib-olla siis vähem vene keeles, siis me teame, et kahjuks meie venekeelse kooli aineõpetaja nii Tallinnas kui Narvas vajab siiski pigem vene keeles seda informatsiooni. Ma ei oska hinnata kõrvalt, eks ikka nii eesti kui venekeelses koolis oli neid õpetajad, kes on rohkem valmis, neid, kes on vähem valmis, aga mis küll, et meie linnas oli päris palju sellist kodanikuinitsiatiivi, et näiteks üks Narva kolledži töötaja pakkus lihtsalt abi, et õpetajad, kutsuge mind appi, Deniss Lašenko on ta nimi, noor IT-spetsialist, kes käis lihtsalt õpetajaid vabatahtlikult aitamas. Nii et ta tõi nagu rohkem ka siis sellist kogukondlikku suhtumist kooliellu, nii et kui esialgu oli nagu muret rohkem, siis viimases lõpus sellist, et õpetajad hakkama ei saa või et ei tule toime, sellist juttu oli tunduvalt vähem. Eks koolid on erinevad ja ma arvan, et kui siin Narva mõnes koolis oli kehvast, siis mõnel mujal kool oli ka kehvemini. Mis on küll tõsi, et nendes sellised majanduslikult keerulisemates piirkondades, ka Narva on selles mõttes eripärane, et Eesti kõige madalam keskmine palk, kõige suurem tööpuudus, oli see, kuidas õpilased saaksid endale tehnilised vahendid. Ja siin me oleme väga tänulikud igale õpilasele arvuti läbi Lastekaitse Liidu, kus Narva tuli 200 arvutit ja meie ettevõtjad andsid arvuteid juurde. Nii et ja lapsed häbenesid öelda, et mul ei ole kodus arvutit. Et meie puutusime kokku ka sellise küsimusega, aga minu koduse elu teine arvuti rändas ühe Eesti poisi koju. Nii see elu käis. Mina näen selles, raske aeg oli ja ega ta ju läbi pole sügisel kõigi eelduste kohaselt on meil mingisugune uus laine, eriti kui me siin piirkonnas ei saa ennast vaktsineeritud. Aga sellist üldisemalt muret hariduse pärast nägin ma küll rohkem kui muidu. Selge, aitäh. Ma vaatan, meil on üks huvitav kommentaar tulnud vahepeal chatti. Halliki Põlda kommenteeris seda meie andekuse diskussiooni ja ta kirjutab niimoodi, et HTM-is on just loodud andepoliitika osakond. Andekus uurijana on mul päris kurb kuulda, kui selline arusaam domineerima jääb, et andekust ei tohiks sõnastada ja andekaid andekateks nimetada. Andekus on fenomen, mille sisu viitab erakordsete oskuste ja võimete potentsiaalile ning selle arendamisele. See on oluline ühiskondade kestlikkuse fenomen, mis vajab sõnastamist, avastamist ja toetamist. Kirjutan kommentaariks lootuses, et moderaator märkab. No nii, ma märkasin seda kommentaari. Kas keegi soovib kommenteerida seda? Ma kommenteerin, kuna Liis selle tõi välja, et paranda Liis, kui ma sain sinust valesti aru, sinu mõte oli selles, et väga hea Eesti kooli, ükskõik kas ta on siis Euroopa Eesti kool, vene keelt kõnelev kool või eesti keelt kõnelev kool, et seal on õpilased, kelle arengupotentsiaali me peaksime igal pool maksimaalselt nagu toetama. Et Liisi nagu see mõte ei olnud niivõrd see, et selle ütleme, fenomenaalse potentsiaali peaksime kõrvale jätma, vaid peaksime leidma mooduse, kuidas
seda igat õpilast maksimaalselt tema potentsiaalis nagu toetada. Ma saan aru, et PISA testis meil räägitakse ju sellest seltskonnast koolides, kes on tipptegijad, et me räägime tipptegijatest. Loomulikult nad on olemas, aga me ei saa ainult neid andekateks nimetada, et nemad on tipptegijad, kas mingis valdkonnas või üleüldiselt, eks ju, aga et see andekus tegelikult on olemas ju suuremal osal inimestest, et ma ei tea, et kas me neid tipptegijaid peaksime siis kuidagi erinevalt kohtlema kui neid, kelle erioskusi või kelle võimeid või keda me peaksime nagu ka arendama tema annetest lähtuvalt. Et see on meil ju selgeks vaidlemata, et tipptegijad ei ole ju midagi, selles mõttes nad loomulikult nad viivad võib-olla ühiskonda paremini edasi, eks. Aga selle keskmise või nõrgema potentsiaali toetamine on ühiskonnale täpselt samavõrra oluline just seepärast, et ta ei muutuks jälle takistuseks, et ütleme, me räägime ilmselt natukene erinevatest asjadest praegu. Nojah, aga et me võime ju PISA testide põhjal ka seda järeldada, et õpetajate põhiline aur ju lähebki ikkagi nõrgemate toetamisele ja keskmisele nagu vähem tähelepanu ja andekale kõige vähem. Või kuidas te seda kommenteeriksite? Aga andekas teeb oma karjääri ikka ära. Et see ongi see, et loomulikult me ei tohi teda unustada, aga see on tõestatud, et andekas inimene lendab ikkagi, kes on lennus andekas, eks. Ja nõrgemate toetamine on oluline loomulikult sellepärast, et nad ei muutuks ühiskonnale võib-olla kuidagi takistuseks, aga samas minu meelest on nõrkadele nagu praegu juhtunud lihtsalt see, et õpetajad kipuvad orienteeruma kõige nõrgematele ja siis läheb see, mina kogu aeg muretsen sellepärast, et suurem osa kontingendist ei saa piisavalt tuge, et kuidagi need otsad on liiga teravalt fookusesse tõstetud meil ja see keskmine just nimelt kannatab kõige rohkem. No kuidas teie hinnangul siis see distantsõppe ajal see nõrgem ots siis sellest erivajadustest toime tuli? Me teame, et meil on tegelikult 2 erinevat kogemust. Me räägime sellest 2020. aasta kevadest, see oli üks kogemus ja nüüd see viimane aasta on võib-olla midagi juba muudeti. Me tegelikult kuulsime ministri ettekandes juba, et tegelikult muudeti küll selles suhtes. Et kas siin võid midagi positiivset välja tuua? Üldistada ju on väga keeruline, sellepärast, et kui sul näiteks ongi õpetaja ja klass, kus on 6 inimest ja ta orienteerubki nendele ja keskendub nende toetamisele ja et nad ongi tema nõrgad, eks ju, siis nad saavad tõenäoliselt päris hästi hakkama, sellepärast, et nendega tehakse individuaalset tööd. Aga kui sul on 25 last või 30 last, eks ju, siis sul on neid väikseid kaste seal ekraani peal 35 tükki, eks. Sa tegelikult ei saa orienteeruda, sa ei saa aru, kas see laps vaatab sinule otsa, kuulab sind või ta mängib arvutimängu ja sa ei saa sellega, sa ei jõua kõikidega nendega individuaalselt 45 minuti jooksul tegeleda. Et see ongi see, mis tekitab distantsõppe perioodil probleemi, et kui sa oled klassis, siis sa haldad seda asja palju paremini, sa igal juhul saad aru, mis kõik need 35 sul seal klassis teevad. Aga kui sul on 6 tükki ekraani taga, siis sa suhtled iga ühega nendega, kõnetad neid, räägid. Nii et selles on vahe, suur vahe. Ma küsiks nüüd kõigilt selle küsimuse, et kuidas te hindate siis, kui te võrdlete neid distantsõppe perioode aastal 2020 kevad, kus see tuli tohutult ootamatusena ja nüüd viimane aasta, siis mis kas tehti midagi paremini ja mis see oli, mida paremini tehti? Võib-olla, kes alustame äkki Katrist? Mina ütlen ausalt, ma ei julge sellele küsimusele niimoodi vastata. Vahest see arusaam, mida teha, oli selge. Aga kui eelmisel kevadel olid vanemad suhteliselt palju kodus, siis nüüd olid vanemad vähem kodus. Ja näiteks sellist vajadust oli Narvas, kus oli selged algklassi lapsed, peavad väikestes rühmades käima koolis, et need ei ole kellegagi koju jätta üksik ema puhul või üksik vanema puhul või sellepärast, kes käib vahetustega tööl või nende pärast, kes töötavad eesliinil.
Nendega neid küsimusi jagus ju ikkagi. Õpetaja oli vahest rohkem valmis, vahest õpilased ka, aga väsimust oli küll nagu aina rohkem ja rohkem. Kui esimene kord oli võib-olla sihuke teatud põnevuse moment ka, siis siin lõpus polnud enam küll mingisugust põnevusest küll juttu. Mina olen pigem täna mures selle pärast ja oleme oma haridusinimestega kohalikus omavalitsuses arutamas, kuidas sügiseks ette valmistada. Et tõesti teha kokkuvõtteid sellest 2 perioodist, et 3., kui see tuleb, läheks siis seniselt sujuvamalt, aga ju on igal kohaliku omavalitsuse juhil siin ka oma kogemus. Me püüdsime iga kooli käest saada teada nende muret ja reageerida kõigile erinevatele signaalidele, mis siis erinevalt poolt tulid. Madis, mida sina ütleksid, mida õpetajad kõige rohkem õppisid siis võrreldes esimese perioodiga? Võtaks natuke laiemalt isegi. Ma arvan seda, et esimene asi, mida riik võrreldes kevadega tegi, oli see, et ta võttis vähemalt selleks kevadeks kommunikatsiooni osas vastutuse. Et ma arvan, et kõik, kellel on sotsiaalmeedia olemas, siis aeg-ajalt tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väga selge sõnum, mis saab olema. Et see riigi vastutus oma kommunikatsiooni osas, siis ka teatud selline õigusselgus, et kui eelmisel kevadel juhtus veel olukorda, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja võis rääkida, et kooliaasta lõpeb meil sellel korral varem või mingisugused muud asjad olid, kus aeti segamini riigi tasandil, mis on põhikooli loovtöö või gümnaasiumiastme uurimistöö, siis seda on Eesti riik ministeeriumi tasandil oluliselt parandanud, et ma ei oskaks sellest kevadest küll tuua sellist apsakat või võib-olla see üks kord, kus oli küsimus õhus, et kas homme tulen maskiga või mitte. Ma arvan, et mida tehti julgemini ja see on lihtsalt selle teadlikkus sellest COVID-ist tervikuna oli see, et ikkagi sellel kevadel lubati õpikogukondasid kooli, et kui eelmise aasta märtsis me olime kuidagi nagu sellises hangunud olukorras, kus kardeti üleüldiselt, käisid ise ka kinnastega poes ja võtsid puuvilju eemalt pesid, siis nüüd läksid nagu julgemini, et õppisid selle viirusega elama. Reaalkooli poole pealt ka me kaardistasime ära need õpilased, kellel oli mure, kes ei saanud mingisugusel põhjusel kodus õppida, kas näiteks oligi 2-toaline korter ja 3 last, et sa ei saa olla samal ajal veebitunnis niimoodi, või siis otsustas naaber puurida seina siis läbivalt mingit auku. Oli ka neid lapsi. Siis ma arvan, et riigipoolne tsentraalne tugi ka õpetajate pädevuste kasvatamisel oli parem, et kui eelmine aasta märtsis olime, siis me tegime ju aineühendustega ettepaneku, et looge meile platvorm ja ei ole mingi probleem Toomas Reimanil, ma ei tea, füüsikaõpetajate seltsist teha Delfi või ERR-i kaudu tunde. Me täiesti valmistusime selleks. Ja nüüd me ju jõudsimegi sellesse, kus ülikoolide poolt osteti see kompetentsus sisse ja ka õiguskantsler ju jälgis seda, et see oli nii eesti õppekeelega koolides kui vene õppekeelega koolides, et selline süsteemne tugi pluss ju viimase ministriga tuli ju ka see algatus, kuhu ülikoolid väga ilusasti haakusid, et tulid ju need noored tudengid siis kooli tööle, kellest oli päriselt abi selle personaliseeritud õppe läbiviimisel ja nad aitasid seda vastutust kanda. Siis ma arvan seda, et kui eelmise aasta märts oli käes, siis oli osa õpetajaid, kes arvas, et see on nagu mingi hetk märtsikuus ja me tuleme 2 nädala pärast tagasi. Ja nüüd sellel sügisel saadi aru, et me ei saa olla sellises hangunud või tardunud olukorras, et me peame võtma vastutuse kohe järgmise tunni ees ja tuli hakata nagu õppima. Mida koolid tegid kindlasti teisiti, oli see, et mõtestati väga selgelt oma koolitusplaani. Mutta tegelikult ju koolis on niimoodi, et kehtib 5 aastaks või siis 3 aastaks või 4 aastaks arengukava ja arengukava eesmärkidest tulevad tööplaan ja siis ka üldkoolitusplaan, kuidas siis me õpetajatega liigume. Ja kui COVID tuli ja sa olid seal oma arengukava ees, sul oli hoopis teistsugused koolitused võib-olla kavandatud. Ja nüüd tuli käigu pealt seda koolitusplaani muuta
Ja oli ka teada seda, et see laine jõuab uuesti nagu tagasi, et sa pidid augustis ja septembris ja oktoobri alguses suutma selle digikompetentsi viia nagu õpetajatel nii ühtlasele tasandile. Et kõik see nagu toimuks, et mul on siin Läänemaa näide, et Läänemaal 3. klass õppis inglise keelt ja esimene e-tund viidi läbi alles selle aasta märtsis. Et see koolide vahe oli väga-väga suur. Aga mis ma veel lisaksin paar asja juurde, mida riik hakkas nagu nüüd teistmoodi mõtlema, et selge sõnum on ju olnud, et riiklikud õppekavad kehtivad nii põhikoolis kui ka siis gümnaasiumiastmes Vabariigi Valitsuse määruse tasandil ja seal sees on olemas teatud kompetentsid. Need võivad olla ainevaldkonna sees, näiteks LTT ainetest katsete tegemine, aga ka siis sellised õppekava ühisürituste pool. Et me nägime ära selle, et tänane Eesti õppekava on mõeldud ikkagi mingites aspektides väga selgelt kontaktõppe tingimustel realiseerimiseks. Ja kui ma Martin Saarega just, kui ma tänast päeva ettevalmistasin, kõnelesin, siis Martin ütles, et kui palju ta pidi vaeva nägema digitaliseerimaks katseid ja see mingisugune nagu sellise väikse nõia aspekt, et ma saan ise paja juures midagi kokku keeta, et see võtab seda sünergiat praegu ära, et õpilasel seda käed külge panemise kogemust ei olnud. Aga mis väga hästi läks, oli see, et näiteks akadeemilised uurimistööd läksid minu arvates pigem hästi. Paremini isegi kui varasematel aastatel, sest oli sellist rahulikku aega süvenemiseks, sellepärast et kooli mineku aega lühendati või ei olnud üldse vaja teha. Aga samal ajal praktiliste loovtööde realiseerimine ja selline katsete realiseerimine oli jällegi keerulisem. Ja võib-olla kõige viimane, mul on õde politseinik, mida ma oma politseinikust aega täna rääkisin veel, on see, et lõpuks selle personaliseeritud tagasiside juures on erakordselt oluline see aususe aspekt, et kes selle töö siis esitas, kes on selle töö autor. Et ka seda me oleme tänaseks nagu näinud, ka gümnaasiumite komplekteerimise juures, et need koolid, kes teevad katseid ja võtsid digitaalkatsetega vastu, et õpilased tegelikult on olemas päris suur hulk Eestis õpilasi, kes ei sooritanud neid ausalt ja kes ei olegi kas siis selle sama õpistrateegia, peretoetuse või vaimse suutlikkuse tõttu võimelised mingis gümnaasiumiastmes nagu toime tulema. Sellist õpilaste liikuvust Eesti peale on nähtavasti ka gümnaasiumiastmeti sellel aastal natukene rohkem, sellepärast et need õpitulemused, mis põhikoolis oleks olnud saavutatud või oleks pidanud olema saavutatud ja mida need katsed näitasid, tegelikult ei olnud, sest ei olnud ise ausalt sooritatud. No nii, terve pundar probleeme ilmnes, ma sain aru siit, mida võiks kohe edasi arutada. Kas teaduskooli vaates ka midagi tehti teistmoodi sellel viimasel aastal? Või kuidas see olümpiaadide korraldamine ja nii edasi? Kas vahepeal jäid näiteks ära üldse olümpiaadid või? Eelmisel aastal juhtus küll seda, et kevadel osad asjad jäid ära. See ettevalmistusprotsess läks nagu, ütleme, liiale keegi ei osanud, kõik ootasid, et äkki me saame suvel midagi ära teha ja lõpuks jäi see ettevalmistusaeg lühikeseks, siis sellel aastal on ikkagi kõik olümpiaadid toimunud, kõik on väga loominguliselt lähenenud, leidnud endale platvormid, mille alusel teha turvalisuse astet, täpselt sedasama, et kui ise nad on nendel võistlustel osalenud. Erinevatel ainetel on erinevad ootused, lootused, kui ise see laps teeb ja kui palju me jälgime, kas 2 kaameraga või 1 kaameraga või ei jälgita üldse. Ja see kajastub ka võistluste tulemustes loomulikult. Et kus jälgimist ei ole, seal on selliseid ootamatuid hüppeid tulemustes. Aga üldiselt peaks ütlema, et jah, võistlused kõik toimuvad, rahvusvahelised võistlused ka toimuvad nii, et õpilased saavad kõik Eestist ilusti osaleda. Eelmine aasta jäid ka rahvusvahelised ära, nii et kõik on õppinud sellest, kuidas distantsilt teha ja ma kindlasti arvan, et nad võtavad selle teadmise kaasa ka järgmisesse aastasse, kus me tõesti loodame, et meil enam selliseid koolide kinnipanekuid ei tule, aga kõik on leidnud enda jaoks selle pisikese nüansi, et võib-olla ma tõesti saan selle distantsilt teha ja lapsed ei pea enam kuskile sõitma. Et aeg on kõige kallim asi. Nii õpetaja kui õpilase oma ja kõik töötavad selle nimel, et leida neid lahendusi. Et mis me siit õppisime ja et need võistlused kah muutuksid sellisteks, mitte nii aega nõudvateks. Nii, me olemegi tulnud selle kohani, et mida me siis õppisime. Siin on 2 momenti. Üks on võib-olla see, et kuidas see, mida õpetajad õppisid selle kriisi ajal, kuidas see peaks
kujundama õpetajate tulevikupädevusi, oskusi ja selle läbi õpetaja haridust. Ja teised asjad on, mida tuleks nagu riiklikus hariduskorralduses teistmoodi teha, näiteks õppekavade teema. Võib-olla alustame sellest õpetaja hariduse teemast. Katri, kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas see olukord, mis meil oli siin, peaks mõjutama tuleviku õpetaja haridust? No selge on see, et digivahendite, digilahenduste kasutamine on iseenesest mõistetav. Selles ei ole enam mingisugust erilisust, et tegelikult niimoodi distantsilt õppimine tuli selleks, et jääda meiega. Ja selles on positiivset. See õpetajad tagasisidest tuleb välja, et Narvas avastati, et väga tore on kevadel jõe ääres luuletusi lugeda, et hoopis emotsionaalsem kui klassiruumis, eks ju, et ei pea olema ainult klassiruumis. See tähendab sellist õuesõppe ja üldse teiste lähenemiste tulemist. Et neid kõiki asju peaks õpetajakoolituses enam harjutama, vähemalt praktika raames, siis mina siiralt usun, et need asjad, mida me oleme ise läbi teinud, ainult neid me oma õppetöös rakendame, mida me ise läbi teinud ei ole, neid me ka ei rakenda. Nii et selge, et õpetajakoolituse inimesed peavad seda praktikat rohkem arvestama. Ma üldse loodan, et meie õpetajakoolitus muutub eluga elulähedasemaks ja kui meil üldse Eestis kõik mure on, siis on ikka see, et kus me need uued õpetajad nüüd kähku saame ja ma usun, et selliseid minusuguseidki tuleks veel ümber õpetada, midagi õpetama vajadusel. Me ei tohi kogu selles distantsõppe segaduses ja lasta fookusel käest, et fookus on see, kus me saame endale uued õpetajad üleüldse klassi ette. Jah, siit juba argnes järgmine teema ka, mis on see õpetajate järelkasvu teema, aga võib-olla veel kommenteerime veel natuke seda õpetaja hariduse teemat, koolitusvajadused, mis ilmnesid ja tegelikult huvitav küsimus oleks ka see, et kuidas üldse toimus näiteks õpetajate praktikate tegemine selle distantsõppe ajal ja mis neil võib-olla sellel perioodil puudu jäi. Kas te olite keegi ka praktikate juhendaja? Ja, palun. Ma hea meelega räägin kohe teile ühe loo, mis võtab päris mitu teemat kokku, et minul olid 2 praktikanti. Nad ei ole esimeses nooruses, ütleme minuga sama vanad inimesed, ajaloo praktikandid ja ma saatsin nad oma kolleegi tundidesse tööle. Ja selle kolleegi klassis juhtus niisugune olukord, nagu ka väga paljudes klassides ja teistes ainetes, et 4 noormeest ei osalenud üldse õppetöös, kogu distantsõppe perioodil üldse ei osalenud. Teised jõuavad kõik ilusti edasi, 4 ei osale. Ja kuna mina olen ka HEV-koordinaator, siis ma pidin midagi sellega ette võtma. Ja ma olen üdini tänulik oma 2 praktikandile, et nad olid valmis tegema läbi eksperimendi. Eksperiment oli järgmine, et me need 4 poissi määrasime eraldi õpigruppi siis praktikantide juures, et praktikandid võtsidki enda kanda selle 4 poisi õpetamise. Ja nüüd alguses nende kätte saamine oli päris raske. Ütleme, 2 tükki tulid enam-vähem kohe, siis tuli varsti 3. ja umbes kuu aja pärast lisandus 4. Aga lõpuks oli kõikide nende tagasiside umbes selline, ma nüüd natukene üldistan, et kui sa oled 25% vastutus, sinu kanda on 25% vastutust, et see tund õnnestuks, siis sa tuled kohale. Kui sa oled 3, siis sa ei tule. Ja kui sulle ei pöörata tähelepanu või õpetaja ei suuda sulle pöörata individuaalset tähelepanu, ta ei saagi aru, miks ta peab seal olema või mis asja ta peab seal üldse tegema, kõik on liiga raske. Nii et ühesõnaga see eksperiment õnnestus väga hästi mu meelest ja ütles veel see minu kolleeg, et tavaklassiga, nüüd kui tagasitulek oli kooli, eks ju, et see töö oli palju parem kuidagi, et klass ilma selleta, et see õpetaja kogu aeg näägutaks või püüaks nagu nende nõrkade tähelepanu võita, eks ju, et teised said rohkem tähelepanu. Et see oli väga hea kogemus. Ja mina tegin nüüd sellest niisuguse järelduse, mis on otseselt seotud meie õppe individualiseerimise ja personaliseerimise küsimusega, eks ole, et ikkagi
edukas õppimine toimub enam-vähem sama tasemega grupis. Et kui see õppetase ja ülesanded on sulle jõukohased ja nõuavad mõningast pingutust, siis sa seda teed. Kui need on sulle absoluutselt üle jõu, siis sa seda ei tee. Et me selle väike grupiga lasime ka lati väga madalale, et põhieesmärk oli, et üleüldse ajaloo vastu mingi huvi oleks poistel või et nad üldse nagu oleksid valmis ajaloo üle arutama. Ja lõpuks praktikandid ütlesidki, et need arutelud võisid minna nagu tunni tegelikust teemast mõnevõrra eemale, aga nad rääkisid ajaloost ja ajalooprotsessidest ja ütleme, et neil tegelikult on maailma vastu huvi olemas. Mis me sellest järeldame? Et need praktikandid tegid tasuta tööd, eks? Nad lihtsalt olid valmis juunikuuni töötama. Täna tuli veel üks mingisugust lisatundi tegema ja nad töötasid tasuta, aga me näeme seda, et kui me päriselt tahaks sellist individualiseerimist nagu kasutada, siis on kooli lihtsalt vaja lisaraha sellisteks olukordadeks ja lahendamisteks, aga see oli ainult ajalugu. Matemaatikas on niimoodi selliseid samasuguseid olukordi. Jah. Madis, kuidas sinu kogemus oli just praktikate juhenduse mõttes? Et kas võib-olla õpiti mingeid uusi üllatavaid oskusi või jäi ka midagi õppimata? Meil mõlemal on praktikandid Tallinna Ülikoolist ja meil on mõlemal Liisiga selline olukord, et meie enda magistrid ja juhendaja, meie enda omaaegne praktikajuhendaja Mare Oja oli ühtlasi see inimene, kellega me koostööd tegime. Meil oli väga selge teadmine Liisiga see, et mis on Mare ootused, taju ja soov ülikooli õppekava realiseerida. Praktikandid väga hoolega kandsid maski, sest nemad kindlasti ei tahtnud jääda isolatsiooni. See oli üks huvitav koht, et kui võõras külaline oli majas. Ja kujutage nüüd ette, et sa lähed praktikat tegema ja sa pead oma kehaga andma edasi informatsiooni niimoodi, et õpilased sinu nägu ei näe. Et see oli üks asi, mida õpiti väga palju juurde. Siis praktika ülikooli, minu meelest Tallinna Ülikooli, aga Mare Oja said selle osaga väga hästi hakkama, et kui kiiresti toimus ümberorienteerumine sellele, et me lähme nüüd veebi ja mis asjad on need, mida me teeme nagu veel koha peal, aga väga palju ettevalmistustööd me tegime nagu veebis, mis tähendas seda, et need praktikandid olid kogu aeg meie kodudes kaasas meiega. Seda ma tajusin küll võrreldes tavapäraselt, et nad olid väga palju, meie olime nende personaalses ruumis sees ja nemad olid meie personaalses ruumis sees. Ja ka see pool, kuidas klassiruumis võib-olla vabalt võetakse nagu toimub filmi ja analüüsitakse hiljem seda lahendust nagu filmi kaudu. Et see oli ka nagu minu meelest selle ülikooli poole pealt nagu väga hea. Ja ka kõik need kokkuvõtvad seminarid on ju, et need kõik ikkagi suudeti veebis väga ilusasti ära teha. Aga ma tooksin nagu korra kaugemale, see seostub nii praktikaga kui üleüldiselt kooliga, et arvan, et distantsõppe väga tugevalt üldse esitas küsimuse, et mis on üldse kooli mõte ja vastutus. Et kui meie olime koos oma magistriõpingutes ja lugesime seda Maria Tilka ja kasvatus erikultuurides, siis alati, mida rõhutati, et kooli ülesanne on kasvatada ja toetada teatud oskuste ja teadmiste kujunemist, et me tajusime seda, et on täiesti uued väljakutsed teha, ütleme, kasvatada noort inimest distantsilt, sest on mingid asjad, mida sa lihtsalt ei ooma läbi veebi. Aga kui rääkida ka nagu seda õpetaja poolt kooli sees või õppalajuhataja vaadet ka sinna juurde, mis tegelikult on ka nende praktikantidega seotud, siis ma arvan, et Eesti ühiskond mõistis klassijuhataja rolli väärtust ja ka HEVKOde väärtust, ütleme üleüldiselt kooli tugipersonali väärtust, et mida professionaalsem oli kooli tugipersonal, seda rohkem nagu õpetajad said temale toetuda just sellise õpetaja võimestamisel. Ja ma arvan, et mida me sealt kaasa võtame, on see, et enam erinevatest Eesti osadest koosolekuteks pole vaja kokku sõita, vaid et me suudame neid koosolekuid ära teha. Seal on see koht, et infot on võib-olla koosolekul kergem edastada. Samas läbirääkimisi jõudmaks tulemusteni on keerulisem teha, mida on ka võib-olla riigijuhid tõdenud.
Aga mida mina nagu õpetajate võrgustiku poole pealt nagu tajusin, oli seda, et inimesed haakuvad palju paremini. Kui on veebis, sul on võimalik osaleda, kui sa oled aegsasti öelnud. Ja mis oli ka veel võib-olla uus asi, oli see, et julgus kolleegi tunnis osaleda. Seda oli oluliselt rohkem, et ma läksin, nagu inimesed tulid vabamalt kellegi tundi mingisugust kompetentsust vaatama. Aitäh. Aga veel siis, kas peale digioskuste, kas see veel mingisuguseid oskusi tõstis esiplaanile, mida õpetajad peaksid endas arendama nagu tulevikuhariduse mõttes ja mis võiks olla õpetaja hariduse osa? Neid asju, mis võiks kõik õpetaja hariduse osaks olla, neid on nii palju, ükskõik kus sa käid, siis sa kuuled, et aga seda tuleks õpetajale juba baasõppes õpetada ja seda tuleks ka õpetada. Et ma olen omal ajal päris kaua õppinud õpetajaks 5 aastat ja veel magistratuuri ja ma pean ütlema, et see ei olnud piisav. Elu on ikkagi hoopis teistsugune ja kuigi ma olin läbinud palju kursusi sellest, kuidas toime tulla nii nimetatud, ärme ütle siis nende andekamate, vaid nende lastega, kellel on suurem ja sügavam huvi, ma olin piisavalt palju kursusi läbinud, siis nii kaua, kui sa ei ole päriselt seda last näinud, nii kaua ei ole sul selle teoreetilise teadmisega nagu eriti midagi peale hakata. Et kui sa näed seda võib-olla alles 5 aasta pärast, siis see on kõik ununenud. Et kõik võiks olla ju baashariduses, me võiks kõik sünnist saati targad olla, aga mida võiks olla, on see, et meil on olemas need keskused, et kui minul sellel aastal tuli sellise omadusega laps, siis ma tean, et ma saan sinna pöörduda. Ja just nüüd ma saan seda abi. Et ei ole mõtet õppida, järgi on ka mõtet õppida, aga sellele lapsele on juba hilja. Et just see, et võiks olla selliseid asju rohkem, mis toetavad nüüd ja praegu, mitte et tulevikus äkki mul läheb vaja. Siis ikkagi me tuleme nagu tagasi selle juurde ka, mis eelmises paneelis arutati, see nii-öelda töökohal õppe ja see elukestev õppe, mis on nagu see võib-olla võti siis õpetaja ametis ka. Aga jah, see muidugi tõstab veelgi panuseid ja ootusi õpetaja ametile. Selge see, õpetajad üldiselt ongi ju ühed kõige tublimad õppijad, nad arendavad ennast kogu aeg pidevalt, nad midagi uut õpivad. Ja muidu nad ei saakski olla õpetajad. Aga me teame ka seda, et see viimane kriis tõesti nagu osad õpetajad olid nagu läbipõlemise äärel, et see töökoormus nii palju kasvas, et me oleme ka oma küsitlusest näinud, et mõni kirjutas selle kohta, kui küsimus oli, et mida te siis sellest ajast kõige rohkem õppisite, vaheta ametit. Oli ka selliseid vastuseid. Õnneks mitte väga palju, aga oli selliseid vastuseid. Et mida me peaksime siis nüüd ette võtma, et esiteks koolid pärast seda kriisikogemust nagu õpetajatest tühjaks ei jookseks ja mida üleüldse selle õpetajate järelekasvu probleemiga ette võtta. Et ma saan aru, meil on siin mõned inimesed, kes on sellega sügavuti tegelenud, Liis Reier näiteks, Madis Somelar, Liis käis parlamendi ees õpetajate häält esindamas selles küsimuses, et võib-olla tuua kõigepealt välja mõned, mis on siis nagu need põletavamad probleemid ja ka lahenduskäigud, mida siis on välja pakutud või mida te olete arutanud omavahel. Kas küsimus seisnes selles, et mida teha, et kool õpetajatest tühjaks ei jookseks? Jah. Ma ei usu. Ma arvan, et me mõlemad oleme Madisega sama meelt üsna, et ega kool tühjaks ei jookse. Meil on väga tublid 50-ndates, 60-ndates aastates õpetajad, kellel pigem on keeruline ametit vahetada, eks. Aga samas seda me oleme ilmselt kõik kuulnud, et kui see distantsõppe olukord peaks jätkuma, et siis paljud ütlevad jah, et ma ei tea, kas ma tahan sellises olukorras õpetaja olla, et võib-olla see on nagu selline pigem ebakindluse küsimus, et ma ei taha, et kui ma niikuinii pean midagi uut õppima, siis ma võib-olla õpin seda kusagil mujal ja siis et selline ütleme juba väga kogenud ja küpses eas õpetaja, et ta pigem ära ei jookse ja neid on meil koolis enamus. Ikkagi on meil põhiprobleem see, et kuidas tuleks noort verd kooli juurde. Me teame seda, et õpetaja koolituses, need praktikandid, kes minul on näiteks selle aasta jooksul käinud 2 satsis, enamus nendest on minu vanused või isegi vanemad. Ja see tähendab, et noori õpetajaid ikka väga naljalt kooli ei tule
ja mina panin endale lausa kirja kaks konkreetset aspekti, millest õpetajate jätkusuutlikkus sõltub. Et esiteks sõltubki sellest, see on nüüd hästi üldine, eks ju, et kuidas praegu töötavad õpetajad oma ametit väärtustavad, see tähendab seda, et kui mõjukas see amet on ühiskonnas, milline on koormuse ja töötasu suhe selles ametis näiteks, milline on minu toimetulek erinevate töölõikudega, neid töölõikusid tuleb kogu aeg juurde, eks, et kas ma olen võimeline kogu aeg nagu enda seda paletti täiustama. Ja mõnes mõttes ka turvalisus, et kui turvaliselt ma ennast selles ametis tunnen, et kui palju on neid ohtusid, mille poolt ma tunnen ennast rünnatavana, et kas või näiteks lapsevanemad või mulle tohutult meeldis üks niisugune mõiste, mida kasutas Indrek Lillemets oma Paides peetud kõnes. Võib-olla keegi teist kuulis, ta kasutas mõistet haridussüü. Haridussüü tähendab, mina sain sellest niimoodi aru või arendasin seda oma peas edasi, et õpetajad ja koolitöötajad väga sageli tunnevad ennast süüdi selles, et nad ei suuda kõike seda teha, mida neilt oodatakse. Et nad ei suuda vastata sellele ootusele, mida ühiskond või riik nendele on seadnud. Ja ma arvan, et see on väga lahe termin, haridussüü. Et tõesti, õpetajad, päris paljud õpetajad tunnevad kogu aeg, et äkki ma ei suuda oma õpilastele anda kõike seda, mida minult oodatakse, et nemad saaksid oma lendu jätkata. Et väga paljud õpetajad tunnevad ikkagi sellist vastutust. Nii et see puudutab nüüd turvalisust. Ja nüüd see teine suur plokk, millest sõltub õpetaja ameti jätkusuutlikkus, on ikkagi, kui perspektiivikaks peavad noored seda õpetaja ametit just nimelt tulevikus. Et mida noored tunnevad, et kas ma saan selles ametis midagi ära teha. Kas ma saan midagi ära teha, kas minust sõltub midagi, siis paindlikkus, karjäärivõimalused. Praegu on niimoodi, et õpetaja ametis, milline on karjäär, on väga laias laastus selline, et sa oled õpetaja, miinimumpalgaga, alustava õpetaja miinimumpalgaga, siis võib-olla oled õppealajuhataja, kui sa tunned endas ambitsiooni, ja siis direktor. Aga see horisontaalne karjäär on hästi ebaselge, et kuhu niši ma ennast arendan, et missuguseid enda kompetentse, kas ma olen praktikate juhendaja, kas ma olen õppekirjanduse autor, kas ma olen, näiteks töötan nende erivajadusega noortega, et õpetajal on hästi palju võimalusi horisontaalselt areneda, aga see tähendaks ja karjääri teha, aga see tähendaks minu meelest seda, et peaks olema väga selgelt näha, et vastutuse kasvuga tõuseb ka töötasu. Praegu me seda ei näe. Aga ma annan teistele ka sõna, ma võiks veel tund aega rääkida. Ja kindlasti Katrilt ma ootan kommentaari veel eraldi Vene kooli nagu õpetajate järelkasvu kohta. Ma arvan, et haridusmaastikul, kui midagi on viimastel aastatel riigi tasandil väga hästi ära tehtud, siis seda tehti Riigikogus kultuurikomisjoni poolt 2020. aastal. Et Riigikogu kultuurikomisjon suutis erakondade üleselt väga kvaliteetselt kaasata erinevaid osapooli kaardistamaks ära seda mure õpetajate järelkasvu osas. Et kui lugeda kultuurikomisjoni materjale, siis tegelikult seal on tohutult palju väga kvaliteetset sellist mõttekäiku kõikide erinevate aineühenduste ülikoolide poolt ära toodud. Lisaks veel kolmanda sektori teised MTÜ-d, kes panustavad õpetajaharidusse. Ma arvan, et Katri omab sellest väga head ülevaadet, sellepärast, et Katri esines ka Riigikogus, võttis sotsiaaldemokraatide poole pealt seda kokku. Mis on läbiv väljakutse Eesti jaoks ongi see, et kui oli ennem see lause, et jookseme nagu tühjaks, siis pigem on Eesti kool nagu kaev, kus veel vihmasadu ei ole toimunud ja see jääb järjest tühjemaks, mitte ei jookse tühjaks, vaid ta nagu ajas ei täitu. On see koht ja seda, et me neid õpetajaid sinna tuleks, sellega tuli alustada juba õige mitu aastat tagasi, sest me oleme Liisiga siin erinevaid arvutusi teinud, et ütleme, et see võtab 7-10 aastat, et saada seda kvaliteetset juurdekasvu, mis tähendab, et täna ma ei tea, et oleks murd õpetajaks õppijaid
et kui me suudame hakata motiveerima järgnevatel aastatel gümnaasiumis, siis läheb 5 aastat aega ennem, kui nad lõpetavad, õpivad ja siis veel see, et kui nad nagu välja kujunevad. Me ei saa sellest palgast minna mitte kusagile kaugemale, sellepärast, et kui mul on võimalus, ma vaata, õpetaja on ikkagi tavaline inimene, et ta tahab ka kodu ja tal on ka lapsed ja ta tahab ka nagu täiesti tavalisi asju ja kui ta näeb seda, et ta ei saa, ta peab elus tegema nagu nii suure loobumise, siis ta ei pruugi olla selleks valmis. Me räägime sellest, et õpetaja tööaeg on 35 tundi. Me oleme arvutanud seda üht ja teistpidi, et kui me need ülesanded kõik seal ära teeme, siis me jõuame ikkagi selle 1315 euro juurde ja 55 tunnile nädalas. Ja kui öeldakse seda, et õppekavad on ülekoormatud, siis see ei vasta tegelikkuses tõele. Kui räägitakse seda, et on tohutu bürokraatia, ma ei näe õppealajuhatajana seda bürokraatia poolt, mis on väga suur väljakutse, on see, et anda kvaliteetset tundi või viia läbi kvaliteetne tund on väga suur väljakutse, mis valmistab väga suurt või kuhu läheb väga palju aega. Ja ma arvan seda, et see palk peaks olema diferentseeritud sellisel viisil, et me oleme läbi mõelnud, et mis on maakoolide roll, mida bioloogiaõpetajate aineühendusest Aiki Jõgeva väga selgelt välja toob, mis on Prantsuse lütseumi roll ja et see palk peaks olema diferentsiga ja selgelt nagu sellesse niši nagu ka väärtusega läinud. Kui räägiti sellest palgatõusust, siis mina arvutasin välja, et minu palk tõuseb 1 tunni kohta, mis mina järgmisel sügisel annan 18 senti. Ei ole väga suur perspektiiv. Ja võib-olla siia lugusid esitaksin lõpuks ikkagi lõppu 2 niisugust head näidet. Et mul on 2006. aastast Pärnust õpilane Kristjan, kes läks õpetajana kooli tööle ja loobus sellest sellepärast, et ta lihtsalt ei suutnud pere ära majandada. Aga samal ajal, kui nüüd meil oli siin üks tänuürituste sari Eesti taasiseseisvumisele mõeldud ja mul oli vaja inimest, kes on valmis Lagle Parekuga minema Põltsamaa ühisgümnaasiumi tundi ja tegema temaga ka sellise paneeli Eesti taasiseseisvumise pinnalt, siis Kristjan läks ja tegi selle ära niimoodi, et ta ei vajanud midagi pikemalt kui lihtsalt korra, et kas oled nõus, sest tal oli selline haare olemas. Ja sellist haaret me ikkagi ootame oma õpetajalt. Ja teine asi on see sama pool, mida ma nüüd sellest samast tänuürituste sarjast tooksin, et mul 2 reaalkooli vilistlast aastast 2018 viisid Marju Lauristini Jõhvist ära Tartusse ja siis Sebastian Raudsepp, kes õpib Prantsusmaal, praegu ütles, et tema tahaks olla ühel hetkel meessoost Marju. et ta tahaks nagu ka olla sellise haardega, sellise taiplikkusega. Ja tegelikult see ongi see, mis Eestis täna ikkagi seda noort inimest inspireerib, et nad peavad nägema seda, et juhul, kui ma astun ülikooli, siis ma lähen sinna konkurentsiga, see on midagi erakordset, mida ma siis õpin ja ühel hetkel mul on võimalik olla meessoost Marju 60 aasta pärast ja teada seda, et ma olen Eestit nagu muutnud. Väga hea, Raili, teie kommentaar. Mul tuli lihtsalt meelde lugu oma ülikooli lõpetamisest. See on siis väga ammu juba. Ma olin Vanemuise õppehoones ja seal kõrval oli üks täitsa tavaline Tartu linna kool ja minu kõrval oli, ma arvan, et oli 5.–6. klassi poiss ja hakkas minuga juttu ajama, et kes sa oled, mis sa teed ja ma siis ütlesin, et õppisin matemaatika õpetajaks ja ütled, et oi, ära sa õpetajaks küll hakka, kui sa endale rikka mehe võtad, siis sa võid seda teha. See oli ka umbes 30 aastat tagasi juba niimoodi ja seda ütles mulle väike poiss ja see on mul siiamaani meeles. Et need probleemid on väga pikalt olnud ja eks need, kes ole seda tööd teinud, need teevad seda ka edasi. Aga kui ma täna noore inimesena vaataksin tõesti neid ootusi-lootusi õpetajale, siis ma tõsiselt mõtleks, kas ma valin selle. Nüüd ma elukogenuna tean, kui vahva see on. Et see on üks maailma parimaid ameteid. Ma ei saa iialgi vanaks, sest ma olen koos noortega. Aga ma noore inimesena vist ei valiks seda. Sest ma tegelikult ei konkureeri enam siin Eesti firmadega, terve maailm on minu ees lahti. Nüüd ta on 1,5 aastat võib-olla kinni olnud, aga terve maailm on minu ees lahti. Ja miks ma peaksin olema koolis septembrist maikuuni praktiliselt paikne? Aitäh, Raili. Ja kuulaks nüüd Katri teie mõtteid. Natuke on aega veel 5 minutit. Nii, palun. Ma teen kähku. Jah. Ma teen kähku. Ma tegelikult väga tahaksin paar sõna selles õpetajate järelkasvu küsimuses öelda.
kui me hästi palju räägime, see on lõputu teema, eks ju, venekeelsete koolide üleminek eestikeelsele õppele ja ma usun, et meil kõigil on oma väljakujunenud seisukoht tänaseks. Mina näen siin lahendust ainult valikuvõimalustes esialgu valida eestikeelse õppe, keelekümbluse ja venekeelse õppe vahel ja niimoodi me saaksime poliitiliselt edasi, aga see pole oluline, aga tegelikult jätame kogu selle retoorika eestikeelsest õppest ära ja räägime ainult õpetajate järelkasvust, sest kui meil ei ole õpetajaid, siis me ei lähe mitte kuhugi, mitte kunagi üle. Ja see õpetajate järelkasvu probleem teeb murelikuks nii eesti kui venekeelseid koole. Ja me ei õpeta vene keeles Eestis aineõpetajad ja see näitab, et me oleme ammu sellise venekeelse aineõpetajate ettevalmistuse lõpetamisega, need ei tule ka Venemaalt peale, otsustanud ära oma kooli tulevikku. Räägime edaspidi ainult õpetajate järelkasvust ja siis on võimalik meil teha ka haridussüsteemis keelelisi muudatusi, kui me niimoodi otsustame. Väga kutsuks üles kasutama kõiki alternatiivseid võimalusi, tõesti keskealiste ümberõpetamist, kellel on õpetaja kogemus ja õpetaja haridus. Seda, et näiteks Ida-Virumaa puhul paneksid seljad kokku Narva kolledž, kellel on pedagoogiline kogemus ja Tallinna Tehnikaülikooli Ida-Viru kolledž, kes tegeleb tegelikult reaalainetega. Et me ei jääks sellesse kinni, et õpetajaks saab ainult 5 aastaga läbi õpetajakoolituse, unustame ära, see lihtsalt ei tööta tänasel päeval. Ja lihtsalt veel kord tagasi ka sellesse COVID-i aega, et tegelikult Narvas eestikeelne õpetaja, aineõpetaja nii hinnas, et ta töötas 3 koolis, aga me saime ta lubada töötada ainult 1 koolis, et ta ei tooks haigust ühest koolist teise ja sealt 3. Et eestikeelsed aineõppe toimus sisuliselt ainult siis, ka siis, kui koolid olid lahti või avatumad, ainult siis, eks ju, distantsid. Et järelkasv ei ole mitte sõnakõlks, vaid päris asi. Aga muidugi tuleb hoida nagu silmatera neid inimesi, kes koolis on ja küsida siis samas jällegi Narva koolidirektorid tagasisidet, et ikkagi ülekoormus, töötasu ja minu meelest väga ilus idee ikkagi rohkem paindlikkust. Keegi ei taha enam käia 8-5 väga tööl, linnapea peab käima 8-8, pole pääsu, aga see on oma valik, aga ka õpetaja töö paindlikkus, et ka õpetaja saaks näiteks oma kontakttunnid antud 4 päevaga ja saaks endale 1 vaba päeva, selles ei oleks mingisugust enesearendamiseks, mitte lihtsalt diivanil lebamiseks õpetaja, see kunagi diivanil lebada. Et see oleks täiesti normaalne, et ärme unustame kunagi, mis meid siia on toonud, see on meie koolide iseseisvus ja kasutame seda kindlasti edasi selleks, et need õpetajad, kes koolis on, oleksid võimalikud naerusuvised ka maikuu lõpus ja juunikuus. Aitäh, suur tänu. Kas me jõuame ühe küsimuse saalist ka võtta või kommentaari, kes? Jah. Nii, kas on panelistidele küsimusi või kommentaare saalist? Päev on olnud pikk, ma näen. Hommikupoole oli ka vilkalt küsimusi. Tule siis siia ja küsi siin mikrofoni. Vähemalt 12 ütles, et nad on hingelt õpetajad. Mina ja hingelt õpetajad, milline te arvate, milline on kvaliteetne õpetaja, kes läheb kooli? Siit tuli välja, et kvaliteetne juurdekasv õpetajate hulgast, et milline see peaks siis olema? Ma võin kohe alustada, et minu meelest see mõte, mis on kvaliteetne õpetaja, kes läheb kooli, tuli õudselt hästi välja meie praktika lõpuseminaril, mille Mare Oja korraldas praktikantidega, et ma tõstaks muuseas esikohale praegu ainealase kompetentsuse, sellepärast, et kui sa oled kompetentne, siis, ja kui sul on väga head ainealased või erialased teadmised, siis sa selles asjas orienteerud vabalt ja sa suudad
tähele panna neid õpilaste vajadusi ja erisusi ja kõike seda, mida sa tegelikult pead oma töö, et sa pead oma igapäevatöös tegelikult olema hästi paindlik, tegelema erinevate võimetega õpilastega, nendele tähelepanu pöörama, olema psühholoog, olema eripedagoog, olema ma ei tea, andragoog lastevanematega suhtlemisel ja nii edasi, et kõik need oskused, aga et kui sa oled oma erialas kompetentne, siis sa ei pea tundide viisi, näiteks üks minu praktikant ütles, et ühte tundi ta valmistas ette 6 tundi, sest ta teadis, et ta läks meie kooli 12. klassi ette ja ta teadis, et see klass on väga nõudlik ja et ta ei tohi olla loll ja ta valmistas seda ette, eks ju. Ja et minu meelest peab olema see erialane kompetentsus väga hea, et siis sa suudad ennast vabalt tunda ja tegeleda kõikide nende nii-öelda õpetaja kompetentsidega, et märgata, suhelda, olla, et see on see asi, mis neid oskusi on lihtsalt väga palju. Aga kui ma seaks midagi, inimlikku, lihtsalt inimeseks olemine tegelikult on kõige tähtsam. Ja. Aitäh! Aitäh teile! Täname siis paneliste, meil kahjuks aeg surub peale ja lõpetame siinkohal. Teeme aplausi panelistidele. Sulle kui kõigil ülejäänutele, teised siin teavad juba, et see on meie haridusfoorumi viimane kogumik, mida me alles täna saime esitleda. Aitäh! Aitäh! Kaprusest kohale. Aitäh, aitäh! Ilusad lilled meile kõigile ja nüüd siis palume Marjul võtta see päev kokku ühe avaldusega. Räägi mikrofoni. Jah, just. Soovitan teistel rääkida mikrofoni ja ise unustan ära. Ja tule ka palun siia, et me nüüd Marju Lauristin võtab kokku päeva ühe avaldusega. Nii, no mitte ainult. Kõigepealt ma pean ütlema, et me oleme käinud läbi tõesti pika tee selle juubeliaastaga. Seepärast, et juubelis endast meie haridusfoorumi juubel oli ju eelmise aasta oktoobris. Me hakkasime selleks valmistuma eelmise aasta kevadel. Ja nüüd me oleme terve aasta, või isegi juba rohkem kui aasta, tegelenud sisuliselt siis kogu selle Eesti hariduse kõigi nende probleemide võib-olla siis senisest, võiks öelda, aeglasema, järjekindlama ja sügavama mõtestamise protsessiga, sellepärast, et lõppkokkuvõttes see suur foorum on meil alati olnud nagu ikkagi mingi niisugune kokkuvõtete ja ka edasi minemise niisugune nagu moment. Ja nii nagu siin öeldi üldse Eesti hariduse kohta ja ka ütlesid seda meile meie need vastajad, õpilased ja õpetajad ja lastevanemad, et see kriisiaeg, et selles oli ikkagi üks hea asi oli tõesti see, et õpiti nagu endasse vaatama. Siis ma arvan, et me foorumiga ka saime rohkem aega, et endasse vaadata. Ja mul on väga hea meel, et me täna siin olime koos, mul on tunne ikkagi tahtmises ka edaspidi tegutseda. Sest see väga hea moment, et meie suur töö, mis on seotud olnud kõik võimalike haridusvisioonide strateegiatega, on ka parajasti jõudnud sellele lävepakule, kus ta peaks nagu sealt Toompea uksest välja tulema päris ellu. Ja mul on ka hea meel, et tänased arutelud siiski seda näitasid, et see töö ei ole olnud asjata, et need ideed on juba hakanud kõvasti
ma ütleks juba mitte enam idusid ajama, vaid nagu siin Krista näitas oma ettekandes, mõned seemned, mis pandi 20-25 aastat tagasi kasvama, on nüüd juba sirgunud üsna sellisteks viljakateks puudeks. Ja mis puudutab seda viimast teemat, ma tahaks ka ütelda selle kohta, et selle sama õpetaja teema kohta. Siin on üks moment veel, mis selle õpetajaga on. Mingis mõttes on see ikkagi selline haigus. See on haigus. See on pärilik haigus väga paljus, sest me teame, et väga paljudel on need geenid juba ei tea kust kaugelt. Ma pean ise ka tunnistama, et ma ei tea, minu suguvõsas on õpetajaid, koolijuhte, haridusinspektorid saareajast peale ja ma kohe tunnen, et tõmbab sinna kooli poole. Ei ole mitte midagi teha. Ilmselt see on ikkagi midagi sellist ka selles ametis. Ja tehe poolt meenutades nüüd Viive Ruusi, kuna me täna ka ikkagi meenutame neid, kellega koos me oleme seda teed käinud, mäletate, Viive oli väga vaimustuses sellest pedagoogilise teatri ideest. Sellest, et õpetaja mingis mõttes ikkagi see, mida ta teeb, on ka performance. Ja seepärast see kriisiaeg, see sama niisugune, see mõjus ka just nendele õpetajatele, kes ongi võib-olla kõige loovamad. Ta mõjus natuke samuti, nagu ta mõjus teatrinäitlejatele ja muusikutele. Et ei olnud nagu seda lava, ei olnud nagu seda õiget tagasisidet, ei olnud nagu seda hetke, mis igas päevas, igas nädalas teeb tegelikult elu ka emotsionaalselt, vaatamata kõikidele probleemidele ikkagi väga-väga niisuguseks elamisväärseks. Ja ma väga loodan, et tõepoolest see kriisiaeg mõjus ka sellele, et õpetaja siiski tõusis ka ühiskonna tähelepanu keskmesse. Minu meelest pole ammu nii palju juttu olnud õpetajatest ja ka meie need lastevanemad ju oma vastustes ütlesid, et nüüd me hakkasime aru saama, mis see õpetaja töö tegelikult tähendab, mis väärtus sellel on, kui tähtis see on. Ja õpetajad ka, nagu Madis siin ütles enne, et kriisi ajal sai selgeks, mis on kooli mõte ja vastutus, siis ma arvan, ma paneks selle siia juurde, sellesse meie avaldus. Minu meelest see võtab väga hästi kokku ka selle. Ja on tulnud selle teksti juurde veel mõned niisugused väiksed täiendusettepanekud ka sellest arutelust siin. Vist ilmselt peaks ütlema siiski selgesti välja selle, et Eesti haridussüsteem näitas selle kriisi ajal ikkagi oma õppimisvõimekust ja sitkust. Sitkus on see nüüd see resilience, see on säilenõtkus, see on see sõna, mida ma ei kasuta, sest see on niivõrd arusaamatu. See võib olla siis ka see vaprus ja visadus, aga tegelikult sitkus või siis niisugune vastupanuvõime. Igatahes oma sitkust ja oma õppimisvõimet näitas meie haridussüsteem tõesti ja ma arvan, et see tuleks siia sisse panna. Siis on tulnud siin veel ettepanek, et me sinna probleemide ossa, mis meil siin on teisel leheküljel, paneks juurde veel selle, et tõsiselt tõusis ikka esile kah nii õpetajate kui õpilaste vaimse tervise probleemistik, et sellega tuleb tõsisemalt tegeleda ka edaspidi. Ja siis oli veel ettepanek, et siin, kus meil on öeldud, et kool peaks rohkem tegema koostööd ja arvestama kah kooliväliste partneritega, et siin selgesti tuua sisse muuseumid, sest et mul on siin mäluasutused, aga võib-olla ei ole päris hästi arusaadav, et muuseum on ka mäluasutus. Aga ilmselt siis peaks panema siia mitte ainult muuseumid, vaid ka teised nimetama veel, näiteks kas või samad loodus- ja tehnikamajad ja nii edasi. Ühesõnaga, et natukene rõhutada, panna rõhku just sinna, mis me tahame, et see avatud haridusruum on tõesti reaalne avatud ruum, et see ei ole mitte ainult seesamane virtuaalruum, vaid see on reaalne see ruum, kus õppija käib tõepoolest erinevates paikades, kohtades ja kõik kokku annab see talle selle sama suure protsendi sellest haritusest, mis tema saab. Aga üldiselt mulle tundub, et põhimõtteliselt nagu see tekst ei leidnud vastuväit, et keegi ei tulnud seal sirmi taga mulle kallale ja öelnud, et miks sihukest jama vaja on, vaid tundus, et see siiski nagu midagi võib-olla ütleb kokku sellest, mida me siin oleme arutanud ja mõelnud. Minister sai selle ka juba alguses küll ilma nende täiendusteta omale mapi vahele. Ja meil on ka kultuurikomisjoni esindaja siin, kes peab sõna võtma ilmselt siis, kui hakatakse seda arutama, seda strateegiat. Ma loodan, et ka tema sai endale siit mõne mõtte kaasa. Nii et, kuidas? Ja tervitame õiget, meie hulka ilmus ka päeva alustas ja ministriga, lõpetame kantsleriga, nagu hästi kaante vahel.
Ja me täname ka muide Mart Laidmet, sest tema on olnud meie partner läbi mitme ministri ja me oleme alati üksteisega koos hästi töötanud, nii et aitäh ministeeriumile ka selle eest. Ja muidugi aitäh ministeeriumile ka tänase peavarju eest, seepärast et meil on olnud täna siin väga tegelikult ju mõnus. Nii et kas te olete nõus, et me niisuguse teksti pannes sinna natukene juurde neid, mis ma nimetasin, neid momente, et me selle teksti siis laseme nii-öelda oma kodulehele ja mujale, see ei ole mingi poliitiline avaldus, see on lihtsalt nii-öelda meie niisugune kokkuvõte, aga et see sõnum siis kah leviks meie poolt siis selle tänase päeva lõpetuseks. Ja aitäh veel kord, Reet, sinule väga paljude jõupingutuste eest, aitäh, Marion, kus ta on meil, ja kõik teised, kes seda tõesti väga pikka juubeldamist tervet seda aastast teed on koos nüüd käinud ja ma loodan, et me käime mõnda aega veel koos samas ja ka uuenevas ja värskes ja noores koosseisus. Ma väga loodan, et meie tänased panelistid kõik tunnevad, et see on ka üks väga tore auditoorium, kus on väga hea ka mõttekaaslastega niiviisi kokku saada ja arutada ja läheme aga muudkui edasi. Nii meie päev jõuab lõpule. Täname veel ka kogu IT ja tehnika poolt. Ilma selleta ju täna ei oleks kuidagi saanud, sest pooled osavõtjad vähemalt olid meil kaugelt osalejad ja lisaks muidugi täname ka Postimeest, kes tegi päeva ülekande. Oli seal ka väikesi tõrkeid, aga väga tore, et Postimees ka meiega kaasa töötas. Aitäh! Ja sellega on meie 25. juubelit tähistav suurfoorum lõppenud ja loodame, et me mitte ainult ei jätka, vaid näeme ka järgmisi juubeleid, mis on väärikad. Okei, nii. Jah. Me esitame siis ka kutse, et kuna 20. augustil 1991 Eestis Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest ja sel aastal möödub sellest sündmusest 30 aastat, siis Riigikantselei on üsna palju pingutanud selle nimel, et mõtestada ka Eesti kooli rolli nende aastate vältel. Nii murrangulised aastad enne seda kui ka pärast seda. Ja 23. augustil Estonia teatris on kavas Eesti õpetajate suurkogu, mille kandev eestvedaja on Riigikantselei ja meie Liisiga modereerime seda päeva. Ja ma tean, et Haridus- ja Teadusministeerium on samuti sellele õla alla pannud, et kavas on ka aasta tõenäoliselt pressikonverents sealt korraldada ja esitame siis kutse, et olete 23. augustil oodatud Eesti õpetajate suurkokku. Päev on üles ehitatud nii, et räägime Eesti kooli lugu, erinevad koolijuhid, erinevad õpetajad ja ma usun, et ka Haridusfoorumile tuleb kutse sõnavõtuks esinevad. Päev jaguneb 3 erinevasse ossa. Kõigepealt on ajaloolised koolid, nende lood. Teise koha pealt tulevad siis aineühendused ja ülikoolide rektorid. Ja 3. osas on eripärased Eesti koolid, kellel igal ühel on oma positiivne väike vimka. Ja alustame hommikul tõenäoliselt kella 10 paiku ja lõpetame õhtul suhteliselt hilja kella 5 paiku, nii et valmis täispikaks päevaks. Ja ikka 23. august on nagunii märgilise päevaga, et me räägime sellel päeval pikemalt siis sellest. Olete kutsutud. Aitäh. Aitäh kutse eest. Oleme ikka valmis kõigi organisatsioonide ja heade mõtete vedajatega koostööd tegema. Ja nüüd on kõik.
keegi ei taha lahkuda, ma saan aru, seal tagapool võib-olla on mõni torditükk veel alles.